Adventiaja 3. pühapäev on rõõmus pühapäev. Kuigi see pühapäev on juba läbi, täna on kolmapäev, siiski räägime sellest, kas me oleme rõõmsad inimesed. Kristlane, see on inimene, kes võime öelda, peab olema rõõmus, isegi kui kõik on raske. Ma arvan, et isegi Risti Johannes, kui ta oli vanglas, oli rõõmus, sellepärast et ta oli koos Jumalaga, koos Jeesuse Kristusega. Mõtisklegem selle üle, kas me oleme rõõmsad inimesed. Muidugi väga kerge rääkida erinevatest probleemidest ja toimub niimoodi, et me kohtume teiste inimestega ja hakkame arutlema, mis toimus täna meiega. Ja tavaliselt need asjad, mis toimus meiega, millest me räägime, ma ei karda seda öelda, on halvad asjad. Need probleemid, mured, kuidas lahendada. Muidugi on niisuguseid olukordi, kui tulevad raskused. Aga kas me suudame siiski näha midagi head meie eludes? Ma juba ükskord rääkisin sellest, et Püha Ignatiuse Loyolast südametunnistuste katsumuses on niisugune reegel. Iga päev õhtul, enne seda, kui ma hakkan mõtlema oma pattudest, ma püüan mõelda nendest asjadest, mille eest ma võin tänada Jumalat, mis oli head just täna, mitte abstraktselt, aga täna. Ja on niisugune väga tähtis reegel. Ma pean mõtlema just niisugustest asjadest, kus ma tõesti tundsin rõõmu. Tundsin, et ma olen õnnelik. Mitte nendes asjades, kus ma pidin tundma. Näiteks ma käisin kirikus ja ma pidin tundma rõõmu sellest, aga tegelikult seda ei olnud. Aga reaalselt nendes asjades, kus ma tundsin mingi rõõmu. Ei ole nii kerge, kui kasutada seda reeglit, et kus ma tundsin reaalselt seda rõõmu. Inimesed mõtlevad suurtest asjadest, aga Jumal tegutseb erinevates olukordades ja äkki on tähtis mõtiskleda iga päev selle üle, mis oli hea minu elus just täna ja tänada selle eest Jumalat. Sellepärast, et on minu arvates väga halb niisugune kristlaste hoiak, kui nad arvavad, et evangeeliumis tõlkes on hea sõnum, hea uudis. Kristlased võtavad vastu nagu mingi üleskutse kannatuseks. Et me peame olema kurvad inimesed. Tegelikult evangeelium, see on hea uudis. Ta näitab meile, kuidas Jeesus Kristus mitte ainult tegutses 2000 aastat tagasi, aga kuidas ta tegutseb meie eludest just praegu, võib-olla just siis, kui te vaatate seda videot. Aeg-ajalt mul on niisugune tunne, kui ma pean missad, ma ei taha halvustada kedagi, aga eriti argipäeviti, kui ma pean missad, et midagi halb toimus inimestega. Muidugi ma saan aru, et argipäeviti kell 8 hommikul mitte kõik saavad olla rõõmsad ja väljendada seda, aga niisugune tunne, et mitte see, et midagi toimus nende inimeste eludes, kes käivad missadel, näiteks keegi suri ära, keegi sõber, tuttav, sugulane, või isegi mitte sellepärast, et need inimesed on valmis nutma, sellepärast, et nad on patused inimesed, nagu Jeesus Kristus kutsus meid seda tegema, aga sellepärast, et see peab olema, inimesed arvavad, et peab olema niisugune hoiak, et ma pean olema kurb kirikus, tõsine, kui tuleb mingi rõõm, kui keegi naeratab, see on võib-olla mingi protestant. Ärgem unustagem, et Taavet, kui ta kirjutas oma psalme, ta kirjutas väga palju erinevaid psalme, muuhulgas, kus ta ülistab Jumalat ja on näha ja on tunda, et Taavet on rõõmus ja ta ei kirjutanud neid psalme ainult protestantide jaoks, on kõikide jaoks, usklikute jaoks, kirjutas muuhulgas meie jaoks. Ja muidugi, kui
tuleb mingi sündmus, kui ma pean olema kurb, kui tõesti midagi juhtub minu elus. Kui tekib niisugune tunne, et ma pean nutma, sellepärast et ma patune inimene, ma pean võib-olla nutma. Aga kui ma tunnen, et ma kohtun Jeesuse Kristusega, kes tahab mind päästa, kes tuli minu juurde, et olla koos minuga ja aita mind selles elus, miks ma pean olema kurb? Muidugi kunstilisel viisil ka ei tohi olla niimoodi, et homme kõik tulevad kirikusse ja hakkavad naeratama lihtsalt sellepärast, et niimoodi ise Igor ütles. Aga selleks, et olla rõõmus sisemiselt, on vaja näha, mis toimub minu elus, tänu millele ma tõesti võin tänada Jumalat. Hea ilm, teiste inimestega rääkimine, tänu millele ma olen väga rõõmus, keegi aitab mind ja ilma midagi veel on vaja otsida neid olukordi ja tänada Jumalat. Siis ma tunnen, et Jeesus Kristus ei ole keegi väga abstraktne, kes tahab mind karistada, kes tahab, et ma olen kurb ja võib-olla tänu sellele kuskil igaveses elus ma võin olla rõõmus, aga ma võin olla rõõmus praegu. Jälle seesama lugemine, kui risti Johannes kannatas. Minu arvates ta oli rõõmus ka. Ja tänu sellele ta suutis elada nii kõrves kui ka vanglas. Ta tundis, et Jeesus Kristus Jumal on koos temaga. Tulid kahtlused, tulid mured, aga siiski ta kindlasti nägi kõike seda, mida Jumal teeb meie jaoks. Otsigem seda ja tänagem ja olge rõõmsad. Rõõmuspühapäev ei ole ainult adventi 3. pühapäev, see on meie elu, meie esmaspäev, teisipäev, kolmapäev, advent ja jõulud ja isegi suur paast.